Läbirääkimisprotsess Ukraina üle on nurjunud ja meil tuleb otsida uusi ettepanekuid ja uusi ideid. Rahu saabub ainult tänu mingile uuele ideele ja uutele kontseptsioonidele. See on sõna-sõnalt USA riigisekretäri Marco Rubio avaldus pärast tema kohtumist Sergei Lavroviga Manilas. Ja see on sisuliselt tunnistus, et kõik, mida siiani on proovitud leida, on lõplikult tupikusse jooksnud. Marco Rubio ja Sergei Lavrovi kohtumine kestis 35 minutit ja lõppes täiesti tulemusteta. See on esimene Sergei Lavrovi ja Marco Rubio isiklik kohtumine alates 2025 aasta sügisest. 35 minutit vestlust ja 0 tulemust. Lavrov nõudis relvatarnete täielikku lõpetamist Ukrainale. Rubio vastas, et USA poliitika Ukraina abistamisel pole muutunud. Kremlit esindav pressiesindaja Dmitri Piskov teatas mõne tunni pärast, tsiteerin, praegu ei saa rääkida mingist uuest dünaamikast ega uuest kiirenemisest. Eelmisel päeval märkis Volodõmõr Zelenski pärast vestlust Trumpi erisaadikute Steve Witkovi ja Jared Kushneriga ära teelahkme tulevateks kuudeks. Kas sel talvel istume läbirääkimiste laua taha või seisame silmitsi uue, veelgi hirmsama sõja eskalatsiooniga? Teeme koos kokkuvõtte sellest kohtumisest. Mark Rubio ja Sergei Lavrov Ukraina rahuprotsessi kontekstis. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, sest liigume 300 000 tellijani. Seetõttu olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, toon kohe välja USA riigisekretäri Mark Rubio peamise avalduse. Vaatame tema ütlused üle ja siis analüüsime neid. Mark Rubio, tsitaat. Meil tuleb otsida uusi ettepanekuid ja uusi ideid. Rahu saabub ainult tänu mingile uuele ideele ja uutele kontseptsioonidele. Me oleme valmis pakkuma mõningaid selliseid ideid sobivas olukorras ja vormis, kui avaneb võimalus ja on sobivad tingimused. Nii, pange sellest tsitaadist tähele kahte asja. Esiteks, otsene tunnistus, et kõik vanad lahendused on täielikult surnud. See hõlmab ka kõiki neid jutte Anchorage'i vaimust. Teiseks, need Mark Rubio märkused, kui ta ütleb, sobivas olukorras, kui avaneb võimalus, kui on sobivad tingimused, kui on mingi vorm ja nii edasi. See tähendab, et Washingtonil pole praegu ühtegi uut ideed. On vaid valmisolek neid kunagi mingitel tingimustel välja pakkuda. Või on ideed tegelikult olemas, kuid pärast kohtumist Venemaa ministri Sergei Lavroviga sai Mark Rubio aru, et lähiajal pole mingit võimalust neid isegi arutada. Teine ja meie jaoks palju olulisem Mark Rubio avaldus puudutab seda, miks varasemad ettepanekud enam ei toimi. Ja see ongi kõige tähtsam. Tsitaat. Senini tehtud ettepanekud ei olnud tol ajal Ukrainale vastuvõetavad ja ma ei usu, et need oleksid talle vastuvõetavad ka praegu. Pealegi, tõenäoliselt on need talle tulevikus veelgi vähem vastuvõetavad. Ja siin selles Mark Rubio tsitaadis on otsene konstateering. See, mida Moskva nimetab Anchorage'i kokkulepeteks, ei ole Ukrainale vastuvõetav. Ei siis, ei praegu ja muutub iga kuuga üha vähem vastuvõetavaks. USA riigisekretär tunnistas avalikult, et Venemaa tingimused ei sobi. Ukraina tugevneb järk-järgult ja haarab lahinguväljal initsiatiivi. Seega, kui Kiiev ei võtnud siis kapituleerumist vastu, siis ei võta ta seda vastu ka praegu. See oligi Lavrovile mõeldud sõnum. Kolmandaks, Marco Rubio rõhutas eraldi, et USA poliitikas Ukraina abistamisel ei ole toimunud mingeid muudatusi. See oli vastus peamisele nõudmisele, mille Sergei Lavrov tõi Manilasse kohtumisele Marco Rubioga. Mõelge vaid. Vene hobune. Sergei Lavrov, kes sõi Manilas tasuta kaera, sest sellistel tippkohtumistel jagatakse toitu tasuta, kogus endas jultumust. Nõuda äänelt, et lõpetataks kogu relvade ja igasuguse abi tarnimine Ukrainale, justkui oleks Ukraina juba tema valduses. No ilmselt anti Lavrovile sellist päris käärinud kaera. 4. Marco Rubio rääkis sõja hinnast mõlemale poolele. Tsitaat. Me nägime tsiviilelanike hukkumist ja nägime rünnakuid Kiievile. See sõda pole olnud kasulik ei Ukrainale ega Venemaale.
Seetõttu arvan, et mõlemal poolel peaks olema stiimul selle lõpetamiseks. USA jätkab jõupingutusi kompromissi leidmiseks Kiievi ja Moskva vahel. Seda vestlust Lavroviga nimetas Marco Rubio, tsiteerin, heaks ja ausaks. Diplomaatilises keeles muide, kui öeldakse, et vestlus oli avameelne, on see tavapärane eufemism teise fraasi jaoks. Inimkeeles kõlaks see umbes nii. Me ei leppinud üldse milleski kokku, vaid lihtsalt avaldasime teineteisele täiesti vastandlikke seisukohti ja ei jõudnud mitte millegini. Mõte seisneb selles, et see oli sellise tooniga vestlus. Vestlus, mille Rubio lõpetas kiiresti ja ütles, siin polegi kellegagi rääkida. Diplomaatilises keeles nimetatakse seda avameelseks vestluseks. Nüüd vaatame Vene poole üle. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi teatel tegi Lavrov kohtumisel järgmist. Esiteks, rääkis Mark Rubiole, tsiteerin, tegelikust olukorrast lahingu kokkupuute joonel. Üksikasju muidugi ei avaldatud, kuid on selge, et see on tavaline katse veenda ameeriklasi, et Venemaa võidab. On ilmne, et Lavrov rääkis Mark Rubiole Konstantinovkast. Sellest, kuidas nad kohe vallutavad kogu Donbassi, et Ukraina relvajõud justkui põgenevad kõikjal ja nii edasi. Mind on see alati üllatanud, ma ei tea. Ehk siis Mark Rubiole, diplomaadile, olen kindel, et see Lavrov rääkis. Vaata, seal kaardil on kuskil Konstantinovka, linn, nii et me vallutasime selle. Kui kaua juba möödas on? Rohkem kui 12 aastat sõda Ukraina vastu ja lõpuks ometi vallutasime Konstantinovka. Kujutad ette? Võit on meie poolel. Teiseks, kõige olulisem, ma arvan, tsitaat. Rõhutas, et Kiievi režiimi edasine relvastamine on lubamatu. See tähendab, et Moskva peamine nõue Washingtonile on lõpetada relvade tarnimine Ukrainale. Tundub, et just selle nimel Lavrov Manilasse sõitiski. Kolmandaks väitis ta, et Euroopa riikide poliitika, mis siiani püüab Venemaale strateegilist kaotust valmistada, on destabiliseeriv. Mis see üldse oli, pole aru saada. See on nagu öelda, et vesi on märg, sool on soolane. No mida ta tahtis öelda? Jah, eurooplased tahavad, et see Venemaa mädaneks ja kaoks täielikult. Kas Moskva peab seda destabiliseerivaks? No loomulikult peab, sest tegelikult on see nende metsikute olendite eksistentsile oht. Mida ta sellega öelda tahtis, ei ole aru saada. Ja siin ongi 4. punkt. Lavrov kinnitas Venemaa valmisolekut poliitilis-diplomaatiliseks lahendamiseks ning pühendumust nendele ettepanekutele, mille Ameerika pool esitas tippkohtumisel Anchorage'is 2025 aasta augustis. Jõudsime jälle siia välja ja just siin peitubki selle tupiku olemus. Ehk siis Moskva nõuab naasmist Anchorage'i ettepanekute juurde. Moskva hakkas taas kinnitama, justkui oleks seal mingisugune kokkuleppe saavutatud. Et Vladimir Putin ei lennanud ju niisama Alaskale. Putin on juba tunnistanud, et mingeid kokkuleppeid ei olnud. Aga Lavrov, kes on tasuta kaera täis söönud, räägib ikka, et kuulge, lähme tagasi Anchorage'i kokkulepete juurde. Mark Rubio ütleb otse välja, et need ettepanekud on Ukraina jaoks vastuvõetamatud ja jäävad ka edaspidi vastuvõetamatuks. Seega on vaja uusi ideid ning Anchorage'i kohta on üldse aeg täielikult unustada. Osapooled kordasid lihtsalt üksteisele oma seisukohti ja läksid 35 minuti pärast laiali. Mis mõte on Lavrovil üldse midagi seletada, kui ta on jonnakas ja kordab jälle midagi Anchorage'i kohta? Eraldi detail kogu olukorra mõistmiseks. See kõlab nii. Välisministeeriumi ametlik esindaja, keda ma kutsun pressialkohoolikuks Maška Zahharova, teatas, et kohtumine toimus just nimelt Ameerika poole algatusel. Ehk siis Moskva rõhutab, et tema ei palunud vestlust, vaid temalt paluti ja tema siis suvatses nõustuda. Veel üks detail. Enne kohtumist ei hakanud Marco Rubio ajakirjanike küsimustele vastama ja jättis tähelepanuta küsimuse, kas ta kavatseb arutada Lavroviga Moskva oletatavat abi Teheranile sõjas USA vastu. Tundub, et Vene abi Iraanile kohtumisel avalikult ei tõstatatud, kuid CIA teatas äkitselt, et neil on tõendeid selle kohta, et Venemaa siiski aitab Iraanil otse USA sihtmärkide pihta piirkonnas lüüa. Aga sellest tuleb eraldi saade sellel YouTube'i kanalil, ärge jätke seda vahele.
Lühidalt öeldes leppisid pooled ametlikult kokku jätkata kontakte välispoliitika ametkondade kaudu, sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide raames. See ongi kogu asja iva. Pärast Lavrovi ja Rubio kohtumist juba mõni tund pärast seda kohtumist mattis Kremlit esindav pressiesindaja Dmitri Peskov sisuliselt kõik lootused läbimurdele. Edasi tuleb tsitaat. Ma ei laseks end selles olukorras liigsest optimismist haarata. Tõepoolest, kontakte peetakse, see on alati positiivne, kuid praegu ei saa rääkida mingist uuest dünaamikast ega uuest kiirenemisest. Ta vastas nii otsesele küsimusele, kas võib rääkida kiirenemisest ja lahenduse leidmisest seoses Lavrovi kohtumisega Rubioga ning Zelenski telefonivestlusega Vitkovi ja Kushneriga. Vastus on ei. Samal ajal lisas Peskov, et Venemaa jääb avatuks läbirääkimistele ja avaldas lootust, et, tsitaat, kui Ameerika läbirääkijatel on rohkem vaba aega, saavad nad Moskvasse tulla. See fraas, kui neil on rohkem vaba aega, kordub Peskovi poolt juba mitte esimest korda. See tähendab, et Kreml panustab avalikult sellele, et Washington on praegu Iraaniga hõivatud ja loodab lihtsalt ära oodata, kuni Trumpil tekib aega selleks. Panustatakse mitte läbirääkimistele, vaid pausile. Aga selleks, et mõista, miks Manila oli hukule määratud, tuleb meenutada, millega Lavrov üldse sinna sõitis. Päev enne Lavrovi ja Rubio kohtumist teatas Bloomberg, viidates 3 Kremlile lähedasele allikale, et Vladimir Putin on selles sõjas karmistanud territoriaalseid nõudmisi. Väidetavalt ei kavatse Venemaa enam ühegi kokkuleppe raames Ukrainale ühtegi okupeeritud territooriumi tagastada. Moskva kavatseb endale jätta Sumi ja Harkivi oblasti hõivatud alad kui puhvertsooni. Ning Vladimir Putin nõuab endiselt kogu Donbassi ja leiab, et läbirääkimised võivad jätkuda alles pärast seda, kui ta on selle täielikult vallutanud. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium kinnitas Vladimir Putinile, et saab täieliku kontrolli ülejäänud Donetski oblasti osa üle juba selle aasta lõpuks. Samal ajal rääkis kaitseministeeriumiga seotud allikas Bloombergile, et paljud Venemaa sõjaväelased peavad seda tähtaega ebarealistlikuks ja nimetavad siiski aastaks 2027. Volodõmõr Zelenski reageeris sellele avaldusega, et rahu peab tulema väärikalt. See tähendab, et tuleb asuda läbirääkimistele. Kokkuvõttes. Sergei Lavrov saabus Manilasse ASEANi välisministrite tippkohtumisele, nõudes relvatarne lõpetamist Ukrainale ja naasmist nende tingimuste juurde, mida Rubio nimetas kohe Kiievi jaoks vastuvõetamatuks. Tundub, et Sergei Lavrovil polnudki portfellis midagi muud ja see on taas uus tupik. Paralleelselt läbikukkumisega Manilas töötab ka Ukraina läbirääkimiste suund. Ja see näib palju sisukam, sest siin suhtlevad juba adekvaatsed inimesed. 22. juulil pidas Volodõmõr Zelenski telefonikõne Donald Trumpi erisaadikute Steve Witkovi ja Jared Kushneriga. Esimesena teatas sellest ajakirjanik Axiosest Barak Ravid, viidates oma allikatele. Seejärel kinnitasid kõnet nii Zelenski kui ka Valge Maja. Edasi tsitaat Zelenskilt. Ma rääkisin just president Donald Trumpi saadikutega. See oli hea ja tähtis vestlus sellest, kuidas elavdada diplomaatilisi pingutusi ja tuua rahu lähemale. Ta lisas, et Ukraina ja Ameerika meeskonnad on tihedas kontaktis ja jätkavad arutatud teemade kallal töötamist. Üldiselt vihje sellele, et midagi valmistatakse ette. Ja siin on üks oluline detail. Vestluses osalesid Ukraina poolelt presidendi kantselei juht Kirill Budanov ja peamine Ukraina läbirääkija Rustem Umerov. Muide, Umerovile ennustatakse juba uut rolli Ukraina suursaadikuna Washingtonis. See tähendab, et tegemist polnud protokollilise kõnega, vaid tööformaadiga, kus osalesid võtmeisikud. Ja sama päeva teine sündmus. Zelenski kohtus Kiievis USA suursaadiku NATO juures Matthew Whitakeriga. Seal arutati Patriot rakettide tootmise litsentse. Pärast vestlust ameeriklastega kutsus Zelenski üles kiirendama Patriot rakettide tootmist Ukrainas. Üldiselt on loogika siin täiesti selge. Samal ajal kui Mark Rubio ja Lavrov otsisid Manilas mingeid uusi ideid, saavutab Ukraina seda, mis töötab igas olukorras. See tähendab, et neil on omaenda tõrjeraketid omaenda taeva kaitsmiseks. Eriti arvestades, et ameeriklastel on Patriotide varud. No need vähenevad märgatavalt Iraani sõja taustal. Ja võib-olla kõige olulisem avaldus, mis minu arvates paneb kõik lõplikult paika.
Ühisel pressikonverentsil Iirimaa peaministri Michal Martiniga märkis Zelenski sisuliselt ära sellise teelahkme, mis ootab meid kõiki lähitulevikus. Edasi tema tsitaat. Meil on teiega selleks talveks 2 teed. Esimene tee. Jumal andku meile ja meie armeele jõudu, sest vastupidavusrindel on väga oluline selleks, et me ikkagi istuksime Venemaaga läbirääkimiste laua taha ja lõpetaksime selle sõja. Teine tee. Sõja uus eskalatsioon. Zelenski hoiatas võimaliku Venemaa eskalatsiooni eest, kui rahuläbirääkimised nurjuvad. Ta nimetas prioriteediks rindeliini stabiilsuse säilitamist ja lisas, et loogika on järgmine. Mida tugevamalt me hoiame rindejoont, seda suurem on võimalus, et Venemaad õnnestub läbirääkimiste laua taha saada. Nõrk rinne tähendab vastavalt sellele, et läbirääkimisi ei tule ja toimub ainult eskalatsioon. Jätkub. Ja teeme lühikese kokkuvõtte, eriti Lavrovi ja Rubio kohtumise kohta, millele mingil põhjusel mõned analüütikud panustasid. Esimene kohtumine kestis 35 minutit. See oli esimene 2 riigi diplomaatiajuhtide kohtumine peaaegu aasta jooksul. See ei ole läbirääkimine, see on lihtsalt protokolliline märge. Teiseks, pooled ei liikunud sammugi edasi. Lavrov tõi kaasa nõude lõpetada relvade tarnimine Ukrainale. Rubio vastas, et USA poliitika tegelikult ei muutu. Lavrov nõudis naasmist Anchoritsi ettepanekute juurde. Rubio ütles, et need ettepanekud on Ukraina jaoks vastuvõetamatud ja muutuvad veelgi vähem vastuvõetavaks. Seetõttu ei kavatse keegi nende juurde tagasi pöörduda. Kolmandaks, Rubio möönmine uute ideede kohta tähendab, et läbirääkimiste konstruktsioon, mida ehitati alates 2025. aasta augustist, on ametlikult surnud. Kõik, mitte miski sellest ei toimi. Pealegi pole Washingtonil kas uusi ideid või Rubio ei näinud võimalust neid praegu arutada. Metsistunud venelastega. Neljandaks, Kreml kinnitas ise edusammude puudumist Peskovi suu läbi ja märkis ära oma tegeliku strateegia. Oodata, kuni ameeriklased, nagu ta väljendus, vabanevad Iraani probleemidest. Meie jaoks on praktiline järeldus järgmine. Mingit tehingut meie selja taga Manilas ei toimunud. Ja see on ausalt öeldes hea uudis, arvestades, mida Moskva nõudis. USA seisukoht sõjalise abi osas Ukrainale on avalikult kinnitatud ilma muudatusteta. Nad ei sekku sellesse valdkonda ja lasevad eurooplastel oma tööd teha. Aga ka diplomaatilist väljapääsu sõjast lähiajal ei paista. Putin on karmistanud nõudmisi, USA otsib mingeid uusi kontseptsioone ja Kreml venitab aega. See tähendab, et töötab see, mida Zelenski nimetas esimeseks teeks. See tähendab rindel seismist, oma patriootide ja droonide tootmise kiirendamist, lööke Venemaa tagalasse ning nende pesemata venelaste hirmutamist. Ja läbirääkimised algavad vastavad mitte siis, kui leitakse mingid ilusad uued ideed või uued kontseptsioonid. Ei. Läbirääkimised algavad täpselt siis, kui Venemaa tunneb, et sõdimine on palju kallim kui maha istuda ja kokkuleppele jõuda. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.